Tervist! Fookuses saade eetris natukene uuendatud kujundusega sellest, millest rääkisin teile eelmise hooaja lõpus. Teie annetuste kaudu on jõudnud see asi sinnamaani, et meil on nüüd siin Fookuses saates uus laud. Selle laua taga istub Varro Vooglaid. Tere, Varro! Tere, Markus! Nii, täna räägime esimese teemana sellest, mille tegelikult Läti parlamendi ehk Seimi otsus lahti lükkas Eestis, aga Euroopas ilmselt laiemalt ka. Aga räägime siis Istanbuli konventsioonist. Istanbuli konventsioon on tegelikult selline huvitav asi, mis on nüüd Eestis jälle uuesti nagu kultuurisõja teemad tõstnud fookusesse. Sellepärast, et Istanbuli konventsioon ei ole mitte midagi muud, nagu sina oled nimetanud seda Trooja hobuseks, kus põhimõtteliselt nii-öelda naistevastase vägivalla kattevarjus on esitatud kõige radikaalsemat sooideoloogiat, et justkui kui me peaksime olema naistevastase vägivalla vastu, siis sama soojaga peaksime toetama riigina, olles Istanbuli konventsiooniga liitunud, ka sooideoloogiat ja edendama seda igal pool ning juurima välja ka traditsionaalseid soorolle. Jah, no eks Istanbuli konventsiooni temaatika on kuidagi ootamatult uuesti meil päevakorda tõusetunud, sellepärast, et ega tegelikult ju Eesti poliitilises kontekstis mingisugust sammu ei ole ette võetud ega kavandatud, mis peaks selle temaatika uuesti esile tõstma, et Eesti on selle konventsiooniga ammu juba liitunud, see on ammu Eesti suhtes jõustunud ja põhjus, miks sellest Eestiski on hakatud uuesti rääkima, see on asjaoluga, et parlament Lätis võttis vastu otsuse taanduda Istanbuli konventsioonist, otsuse, mis nüüdseks on siis pandud pausile, et tegelikult selle protsessiga siiski lõpuni liikuda ei suudetud. Aga sul on muidugi õigus, et täpselt nii ta on. Et selles mõttes on see selline väga lihtne, võiks isegi öelda primitiivne, manipulatiivne skeem. Et selliste kõlavate ja õilsate loosungitega seotakse kokku varjatud ideoloogilised ambitsioonid. Ja kui keegi siis kogu sellele tervikprojektile vastuseisu avaldab, siis öeldakse, et tema on justkui vastu nendele kõlavatele ja iseenesest toetusväärsetele loosungitele. Olgugi, et kõik saavad ju tegelikult aru, kes vähekenegi asjasse süvenenud, et probleem seisneb hoopis muus selles, et konservatiividele loomulikult ei ole vastuvõetav soo- ja transideoloogia promomine, isegi kui seda tehakse naistevastase vägivalla vastu võitlemise loosungil. Absoluutselt. See liberaalide argumentatsioon on, või ütleme niimoodi, see polegi argumentatsioon, vaid see on pigem asi, mida tunnetele rõhudes edendatakse, ongi see, et on naistevastane vägivald ja siis, kui sa oled naistevastase vägivalla konventsiooni vastu, siis sa tegelikult ei ole ju keegi muu kui naisepeksja põhimõtteliselt, vähemalt toetad naisepeksu avalikult niimoodi. Ja see on nagu äärmiselt vale, et see ideestik tuleb nüüd täiesti otsustavalt ümber lükata. Et esiteks me oleme seda konventsiooni juttu siin nüüd objektiivis kajanud päris palju, et eelmine Fookuses saade ka keskendus sellele, aga peale seda rääkisime Veikoga ka veel raadiosaates selle konventsiooni teema. Kas te olete ilmselt selle konventsiooni nii-öelda problemaatilised punktid juba üksipulgi üle käinud? Oleme. Seda ei ole mõtet siin kordama hakata. Oleme suhteliselt hästi, aga tegelikult on hea nagu neid probleeme ikkagi korrata. Et ega see siis ei lähe jookse mööda külgi maha. Selles hea, aga päris kindel all. No ei tea, et ütleme niimoodi, et tõenäosus on väiksem, et ta jookseb mööda külgi maha, kui seda teha 2 ja 3 korda järjest. Mul on paraku selline tunne, et kõik, mis me Istanbuli konventsiooniga seonduvalt räägime, jookseb mööda külgi maha. No võimalik, jah. Teatud mõttes. Aga ma saan aru, et sa pidasid meid silmas teist tähendust. Jah, et igal juhul see on selline konventsioon siis, kus väga selgelt tuuakse välja nii-öelda sooideoloogia nõuded. Tegelikult me võiksime sellest nagu lühidalt ikkagi rääkida. Et siin on ju selgelt olemas ka see, et 3. artiklis soolisuse või sugupoole määratluses tuleb see asi juba väga selgelt välja, nagu me tegelikult eelmises saates ka rääkisime. No need inimesed, kes on kirjaoskajad ja omavad ka elementaarset süvenemisvõimet, neile ma soovitan lihtsalt konventsiooni tekst lahti võtta. Ega see nüüd mingisugune massiivne dokument ei ole, see ei ole mingisugune, ma tea, 1000 lehekülge raport. Ta on ikkagi suhteliselt kompaktne dokument ja need probleemid, millest te ilmselt olete siis ka nendes eelnevates saadetes rääkinud,
on ju väga lihtsasti tuvastatavad, kui hakata lihtsalt konventsiooni natukene lugema esimesest otsast, kusagilt 3. kuni 14. artiklini ongi juba tuumik käes. Ja noh, kes iganes seda loeb, seisab esimese asjana silmitsi asjaoluga, et meil on tegemist naistevastase vägivalla ennetamise tõkestamise konventsiooniga, aga konventsioon ise ei suuda määratleda, mis asi on naine. Või õigemini määratleb seda viisil, mis on tugevalt ideoloogiliselt laetud ja reaalsust moonutav. See oli vist mäletamist mööda, kas see oli artikkel 3 või 4, kus see oli see mõistete sektsioon ja artikkel 3, punkt C, sugupool. Selle kohta ütleb konventsioon kohe, et sotsiaalselt konstrueeritud rollid, käitumine, tegevused või omadused, mida antud ühiskond naistele ja meestele sobivaks peab. No, tegelikult ikkagi sugupool on bioloogiline kategooria. Inimesed jaotuvad meesteks ja naisteks ja siin ei ole mitte mingisuguse sotsiaalse konstruktsiooniga tegemist. Jah, me võime sotsiaalselt konstrueerida erinevaid soorolle. Seda võib küll teha ja need on ajas mõnevõrra muutuvad ja ühes ühiskonnas peetakse soorollideks teatud omadusi, teistes ühiskondades teatud veidikene teisi omadusi, aga see, mis on sugupool ise, see ei ole sotsiaalselt konstrueeritud. Nii et see on juba see baasvale ja ma ütlen selles mõttes on ka see konventsiooni ideoloogilisus väga selge, et kui me alustame naistevastase vägivalla vastast võitlust positsioonilt, kus me ei suuda määratleda, kes või mis on naine, no siis meil on probleem ilmselge, eks ole. Absoluutselt on. Ja loomulikult see konventsioon läheb sealt edasi. Siin räägitakse muuseas sellest, kuidas riik peab siis seda tervikideoloogiat, milleks on selgelt ka sooideoloogia. Et tõepoolest, tegelikult tuleme selle punkti peale, selle punkti juurde tagasi niimoodi. Et meil on naistevastase vägivalla vastane konventsioon, mis ei oska öelda, mis on naine ja kes on naine. Nii, et tegelikult me ei saa aru, et kelle vastase vägivalla vastuse konventsioon nüüd üldse on kirjutatud ja millega on üldse liitutud. Ja, baasmõisted on määratlemata. Ja, baasmõisted on selgelt määratlemata. Või on määratletud viisil, mis on lihtsalt absurdne ja ideoloogiliselt reaalsust moonutav. Ja siis on meil loomulikult erinevaid nagu tasandeid siin veel. Näiteks siin on see kuulus 14. artikkel, mis räägib meile haridusest, räägib seda, et konventsiooni osalised astuvad vajaduse korral vajalikke samme, et lülitada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse, mitte stereotüüpsete soorollide, vastastikuse austuse, inimeste vahelises suhetes mittevägivaldse konflikti lahenduse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Neid küsimusi käsitlevad õppematerjalid kohandatuna õpilase arengutasemele ametlikesse õppekavadesse hariduse kõikidel tasanditel. Nii, et konventsiooniga liituvad riigid tegelevad sellega, et juurutavad põhimõttelised mitte stereotüüpsete soorollide ideoloogiat kõikides hariduse tasandites. Kõikides hariduse tasandites tähendab seda, et kaasa arvatud kõige elementaarsemal haridustasandil, algharidusest lähtuvalt inimesed. No eks ta ongi nii, et kõigepealt postuleeritakse uus arusaamine sellest, mida üldse tähendab olla naine. Et see ei ole bioloogiline kategooria, vaid see on sotsiaalselt konstrueeritud. Põhimõtteliselt siis see ongi see soo- ja transideoloogia selline baaspostulaat, et igaüks ise määratleb ennast sooliselt, konstrueerib oma soolisuse. Ja kui näiteks meesterahvas ütleb, et tema määratleb ennast naisena, siis teda tuleb käsitleda naisena. Et see ongi see ideoloogiline selline murrang, mida siis selle konventsiooniga liikmesriikidele peale surutakse ja neis juurutatakse. Et kõik riigid, kes liituvad selle konventsiooniga, võtavad endale rahvusvahelise õigusliku kohustuse hakata määratlema sugu sotsiaalse konstruktsioonina. See on väga jõuline ja tugev ja eelnevast meie ühiskondlikest hoiakutest radikaalselt lahknev ideoloogiline positsioon. Ja kui keegi tuleb väitma, et Istanbuli konventsioon ei ole ideoloogiline dokument, no siis on tegemist inimesega, kes ei saa mitte millestki aru või kes on väga valelik, sest see on täiesti ilmselge siit. Ja kogu ülejäänud konventsioon siis räägibki sellest, et kuidas siis seda ideoloogiat ühiskonnas kehtestada, kuidas sellega vastuolus olevat maailmakäsitlust välja juurida
ja loomulikult haridussüsteem on üks kõige peamiseid instrumente, mille kaudu seda tehakse. Nali on muidugi selles, et Riigikogu 57 liiget avaldas teatavasti toetust Istanbuli konventsioonile ja siis on siin esimene lause, millega toetust avaldatakse, on täiesti üdini vale. Ütleldakse seda, et Istanbuli konventsioon ei ole loosunglik ideoloogiline dokument. Ei, no kus sa sellega? Ehk siis Istanbuli konventsioon on just nimelt loosunglik ideoloogiline dokument, mis esiteks on ta sügavalt ideoloogiline dokument, nagu siin on öeldud juba, see edendab sooideoloogia kõige radikaalsemat suunda. Nii, ta ei suuda isegi määratleda seda, mis on naine, kelle vastase vägivalla konventsioon see üldse on. Aga teiseks on see just nimelt loosunglik dokument, eks ju. Sellepärast, et igasugused sellised konventsioonid on oma olemuselt juba tegelikult loosunglikud, sellepärast, et nende selle konventsiooniga liitumine ei too kaasa mingisuguseid tegelikke muudatusi reaalsetes oludes, eks ju. Et me oleme ka nendes saadetes rääkinud nagu pikalt, et nagu tava... Sa mõtled reaalsetes oludes, mis seonduvad naiste kaitsmisega. Absoluutselt, selles mõttes, et need kuuluvad riikidele ja riigi karistusseadustikule, eks ju. Et kuidas kaitsta riigi naisi vägivalla eest. Et see ei ole mingisugune selline nii-öelda, et nüüd see konventsioon toob meile mingisuguse suurepärase nagu lisaimpulsi naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. Ei, et see tegelikult on juba Eestis olemas. Mida ta toob lisaks? Ongi just nimelt esiteks selle loosunglikkuse, et just kui see konventsioon kaitseks meie naisi tegelikult ta ei kaitse, kaitsevad Eesti korrakaitsejõud ja Eesti õigusruum ja teiseks toob ta lisaks sellele loomulikult juba selle sooideoloogilise komponendi, mida need riigid kohustuvad kaitsma, edendama haridusasutustes ja finantseerima muuseas ka kõikides nii-öelda MTÜ tööstuse nii-öelda rahastustes. Ja no muidugi, kes iganes väidab, et ta ei ole ideoloogiline dokument jällegi, et mis variandid meil on? Meil on, ütleme, laias laastus 3 varianti. Äärmuslik ignorantsus, et inimesed polegi üldse konventsiooni lugenud, ei tea, millest ta räägib. See on võib-olla selline kõige positiivsem tõlgendus. Teine variant on äärmuslik rumalus, et loetakse, aga ei saada aru, mida loetakse. Ja 3. on siis äärmuslik valelikkus. Loetakse, saadakse aru, aga siis teadlikult ja tahtlikult lihtsalt räägitakse konventsiooni kohta juttu, mis ei vasta tõele. Nii et 1 3 või nende mingisugune kombinatsioon, aga see, et on ilmselgelt loosunglik ideoloogiline dokument, see on väljaspool igasugust kahtlust. Pole üldse mitte mingisugust küsimustki. Sellele ei ole isegi võimalik vaielda. Räägi. Et selle Riigikogu 57 liikme avalduse puhul on väga huvitav ja tähelepanuväärne ka see, et seal leiab selliste inimeste allkirjad nagu Riina Solman, kes on IRL-i või siis Isamaa liige, vabandust. Ja siis teise pigem ennast konservatiivsena määratleva poliitiku Anastasia Kovalenko-Kõlvarti nime. Nii. Ja mina nüüd küsiksin küll tegelikult täitsa otse nendelt nii-öelda naiskonservatiividelt, Riina Solmanilt ja Anastasia Kovalenko-Kõlvartilt. Millisest punktist te nüüd selle konventsiooni osas aru ei ole saanud? Millisest perverssusest te nüüd täpselt aru ei ole saanud? Mida see konventsioon edendab? Nad saavad aru küll. Nad ei ole ju rumalad inimesed. Mina saan väga hästi aru, mis nad siin alla kirjutasid. Ega see mingisugune suur saladus ei ole. Kui piisavalt palju neid inimesi juba tunne, et ma mõtlen isegi mitte neid konkreetseid inimesi, või üleüldse inimesi, kes parteipoliitikas opereerivad, siis see psühholoogiline mehhanism, mille kaudu jõutakse otsuseni, et ma kirjutan selle alla, on mulle täiesti mõistetav. See on see, et sina ei taha panna ennast positsiooni, kus sa pead hakkama vastama ebaõiglasele kriitikale, nagu sa ei hooliks naistest ja nagu sa ei tahaks seista vastu naistevastasele vägivallale. Saad väga hästi aru, et selles konventsioonis on naistevastase vägivalla vastase võitluse loosungi kattevarjus toodud sisse radikaalsed ideoloogilised positsioonid, mis peaksid olema konservatiividele maailmavaateliselt täiesti vastuvõetamatud. Aga lihtsalt selleks, et sinust säiliks kuvand ja keegi ei saaks sind rünnata viisile, et sa ei hooli naistest, eks ole, sa kaalud erinevaid hüvesid ja ütled, ma kirjutan alla.
sest et mulle praegusel hetkel, teate valimistsükkel ja kõik ja nii edasi, eks ole, on olulisem see, et minust säiliks kuvand kui ikkagi inimesest, kes hoolib naiste õigustest. Ma olen naispoliitik, minu toetajatest on paljud naised ja ma ei saa endale võtta seda riski, et minust minu oponendid loovad valeliku kuvandi, justkui ma ei hooliks naiste heaolust. Ja nii lihtsalt ongi. Ja selles mõttes niisuguste valikutega tegelikult poliitikud seisavad igapäevaselt silmitsi. Et sa kas räägid juttu, mis on tõene, või sa räägid juttu, mis on populaarne, või siis vähemalt vähendab riski, et sa satud ebaõiglaste rünnakute objektiks, millega kahandatakse sinu populaarsus. Me näeme seda kogu aeg. COVID ajal nägime seda, niinimetatud homoabielu seadustamisega seonduvalt nägime seda, Ukraina sõjaga seonduvalt näeme seda pidevalt, eks ole, näeme seda Iisraeli Gaza konfliktiga seonduvalt, no kogu aeg on need valikud üleval. Ja lihtsalt inimesed kogu aeg teevad ka neid valikuid, nii et see on üsna standard praktika. Ei no kahtlemata on, et konservatiividel siiski võiks loota, et on mingisugune selline, kuidas öelda, analüüsivõime, et nad ikka suudavad ütelda, et tegu on otseselt Eesti nii-öelda vaimset kliimat ja kultuuri kahjustava dokumendiga, eks ju, et mõni konservatiiv võiks kasvada isegi Isamaast ikkagi tulla välja, ütelda, et kuulge, panna see dokument lauale, lugeda see need peatükid ära, eks ju, mida me siin korduvalt nendes saadetes oleme läbi käinud, eks ju, ütelda, et tegu on radikaalse sooideoloogilise dokumendiga, et miinimum, mida tuleks teha sellise konventsiooni korral, oleks kogu see sooideoloogia sealt välja juurida ja siis selline dokument vastu võtta ja konventsiooniga ühineda, eks ju. Aga sellisena me ei saa ju ühineda selle konventsiooniga, eks ju. Aga et niivõrd pinnapealselt tehakse see otsustus, et et siin võib tulla meedia ja ütelda, et sa oled naistevastase vägivalla poolt ja inimesed ei saa aru, et et siis on tegu ju lihtsalt mitte millegi muuga kui puuduliku selgitustegevusega või siis lihtsalt ei võeta endale seda selgituskohustust, et selgitada, et kuulge, vaadake, et tegu on sooideoloogiat juurutava dokumendiga, radikaalselt sooideoloogiat juurutava dokumendiga. Nojah, ma arvan, et sinu üllatus on vist mõnevõrra siiski suurem kui minu oma, et ma olen juba seda nii palju siit lähedalt näinud, et mind ei üllatas enam kõige vähem. Ei, ma ei ütlegi, et ma olen väga üllatunud selles osas. Ja ma ei arva, et küsimus on selles, et nad kuidagi on hoidunud mingist selgituskohustusest. Ma arvan, et see annab tunnistust ikkagi teatavasti juba sellisest palgest. Et see, mis on printsipiaalselt õige, mis on printsipiaalselt vale, on vähem oluline kui see, mis on selle konkreetsel hetkel kasulik. Ja nii ta ongi, et kui sa vaatad näiteks koroona ajal piirangute kehtestamist, eks ole, väga paljud poliitikud kindlasti hääletasid piirangute kehtestamise poolt ja ka oma avalikes seisukohavõttudes, väljendustes toetasid piirangute kehtestamist, vaktsiinipasside kehtestamist ja nii edasi, saades väga hästi aru, et sisuliselt teaduslikult see ei ole põhjendatud. Aga ei peetud lihtsalt võimalikuks võtta endale peale seda kuvandit, nagu sina ei hooliks tervisest, nagu sina ei hooliks, eks ole, sellest, et me sellest kriisist välja tuleksime. Meedia kaudu kehtestatakse teatud meeleolu, kehtestatakse teatud hoiakud, kehtestatakse teatav selline atmosfäär, mille raames siis poliitikud peavad opereerima ja lihtsalt tehakse teadmises otsuseid, mis ei ole õiged, lähtudes eesmärgist, et mitte sattuda ebapopulaarsesse valgusesse. Siin ongi lühidalt öeldes või kirikute ja koguduste seadus. Mis sa arvad, et väga paljud inimesed, kes hääletasid selle kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse poolt, ei saa aru, et see on selgelt usuvabadusega vastuolus. Muidugi saavad. Aga mis alternatiiv on? Kuule, sa ei ole patriootlikult meelestatud, sa oled ju venemeelne, kremlimeelne või? Putinist, aga võta nüüd üks keskmine Isamaa poliitik näiteks, kui valmis ta on endale võtma kaela sellist putinismi süüdistust Reformierakonna esituses näiteks, mitte mingil juhul. Kuule, meil on reiting 30, me ei saa selliste asjadega mängida, eks ole. Meil on vaja vormistada see ära heaks parlamendi tulemuseks, tuleb ikka poolt hääletada. Ja nii edasi, ja kogu aeg käibki niimoodi. Ja see ongi nüüd nagu definitsioon põhimõtteliselt või millist konservativismi me tegelikult ei vaja siin Eestis või millist poliitikat me tegelikult ei vaja siin Eestis. Just. Et kui ongi olukord, kus sa pead võtma selle riski, et esiteks, ma ei tea, seista siin kehalise puutumatuse eest COVID-i sundvaktsineerimise päevil või usuvabaduse eest kirikute koguduse seaduse muutmise ajal või siin sooideoloogia vastu Istanbuli konventsiooni osas. Nii, siis nii-öelda libakonservatiiv võtab alati sellise positsiooni, et ta mugandub selle ette antud nii-öelda ideoloogilise kliimaga. Nii. Ja see ongi see millist konservatiivsust tegelikult meil ei ole vaja. Et inimesed, kes seda ette antud kliimat teevad,
need on sügavalt revolutsioonilise vaimsusega eliit, eks ju, kelle eesmärgiks on kogu see asi niimoodi ära mängida, et just nimelt need nõrgad poliitikud ei teeks neid tõsiseid väärtusotsuseid seal, eks ju. Ja kui vaadata seda, et kuidas Isamaa näiteks käitunud on, siis kahtlemata täpselt niimoodi ongi käitunud, eks ju. Et Delfi ja mingisugused muud süvariiklikud PR-keskused ja muud annavad tooni. Ja siis meil on poliitikud, kes lihtsalt muganduvad selle järgi. Niimoodi. Et see on nüüd definitsioon, millist konservatiivsust Eestis vaja ei ole. See on definitsioon muuseas ka millist naiste vastase vägivalla pooldamist Eestis vaja ei ole. Sest te toote naiste vastase vägivalla pooldamise kaudu sisse põhimõtteliselt ideoloogia, mis kõiki lapsi hakkab näiteks mõjutama kooliastmetes meie enda raha eest muuseas. Et see on tegelikult paras ime, et Lätis juhtus midagi nüüd sellist, et Läti parlament, Läti Seim suutis teha sellise otsuse, mis lükkas ümber selle Istanbuli konventsiooni ja andis siis võimaluse sealt nii-öelda denonsseerida see leping. Aga nad vedelaks lõid. No muidugi lõid. Liigselt tahan neid tunnustada ka. Ei, ma saan aru. Nõrgad. Muidugi on nõrgad. Aga et see üldse seal välja tuli, see on juba nagu iseenesest nagu poolenisti ime. Aga loomulikult siis tuli avalikult homoseksuaalse presidendi poolt otsene lubaduse murdmine. President ütles, et kui Läti parlament selles küsimuses otsuse langetab, siis ta langetab või kuulutab selle denonsseerimisakti välja, ta ei teinud seda, ta saatis selle parlamendina tagasi ja siis oli juba kogu nii-öelda liberaalse internatsionaali täielik lausrünnak peal ja Läti parlamendi erakonnad lõidki vedelaks, kaasa arvatud need, kes alguses muuseas hääletasid selle vastu, seal 2 erakonda. Ja tulemus on see, et nüüd siis pandi järgmise parlamendi koosseisu õlule see asi aasta pärast. Väga põhjalikult ei süvenenud sellesse Läti presidendi argumentatsiooni, aga üks asi, mis mulle meelde jäi, oli küll selline väga imelik põhjendus. President ütles, et ma saadan selle parlamendile tagasi uueks arutamiseks, sellepärast, et minu hinnangul nii kaaluka küsimuse ka seonduvalt peaks otsuse langetama parlamendi järgmine koosseis. Mõtled, mis asja, mis sinu asi on, milline parlamendi koosseis selle otsuse langetab? Et ikkagi otsuse langetab see parlamendi koosseis, mis on parasjagu ametis. Mis mõttes, et mulle see parlamendi koosseis väga hästi meeldib, ma arvan, et järgmine koosseis peaks selle otsuse langetama. Esimest korda elus kuulen sellist argumenti. Kujutate, et Karis saadaks kirikute koguduste seaduse Riigikogul tagasi, teate, see on nii kaalukas otsus, et ma arvan, et järgmine parlamendi koosseis peaks selle otsuse langetama. Kõik kaasa arvatud mina ise teeksin suured silmad, ütleksin, mis argument see nüüd selline on, et ma saan aru igasugused sisulised argumendid, aga sellist voli nüüd küll ei ole, nagu hakata niisugust juttu rääkima. Mis ma muidugi ütleksin seonduvalt sellega, millele sa juba eelnevalt osutasid ja mis puudutab ka seda konventsiooni ideoloogilisust ja loosunglikkust on asjaolu, et tõepoolest ega see konventsioon ei kaitse reaalselt mitte kedagi. See konventsioon ei ole Eesti õigusruumis otse kohaldatav õigusakt, ta on teatavate loosungite deklaratsioon ja liikmesriigid põhimõtteliselt võtavad endale kohustuse viia oma riigis kehtivad seadused kooskõlla nende deklareeritud loosungitega. Aga lõpuks kaitsevad siiski inimesi õiguslikust kaitsest rääkides Eestis kehtestatud seadused ja neid jõustavad õiguskaitseorganid ja justiitsorganid. See, millised seadused me Eesti Vabariigis kehtestame, on täiesti meie enda teha. Täiesti sõltumata sellest, kas me oleme sellise dokumendiga seotud või mitte. Nii et kui näiteks täna denonsseeritakse Eestis Istanbuli konventsioon, siis naiste õiguste kaitstuse mõttes ei muutuks mitte midagi. Mitte midagi ei muutuks, sellepärast, et meil on olemas nii või teisiti õiguslik raamistik seaduste näol, mis on mõeldud siis naiste õiguste kaitsmiseks. See on nüüd esimene aspekt sellest probleemist. Aga teine aspekt on see, et samal ajal, kui see seltskond lehvitab nende loosungitega, et oi, et te ikkagi toeta naiste õigusi, eks ole, kui te toeta Istanbuli konventsiooni, jäetakse siseriikliku õiguse ja selle kohaldamispraktika ümberkujundamisega seonduvalt astumata need sammud, mis oleks tegelikult tarvis astuda selleks, et kaitsta naisi vägivalla eest. Reaalselt. No, ma võiksin päris mitmeid näiteid tuua, aga ma piirdun praegu 2 näitega. Esimene näide. Siin isadepäeva hommikul ETV laseb eetrisse niisuguse Imala
emotsioonidest nõretava intervjuu Anu Välba eestvedamisel selle staar homopaariga, kes on sisuliselt inimkaubanduse teel ostnud endale lapsed. Nii. Nüüd selle praktika keskmes on reaalselt naiste ärakasutamine. Naist kasutatakse sõna otseses mõttes sünnitusmasinana, talle makstakse raha selle eest, et tema üska implanteeritakse embrüod, kes seal siis kasvavad 9 kuud, et ta sünnitaks need lapsed ja siis annaks need lapsed ära, ilma et edaspidi oleks nende lastega mingit puutumust üldjuhul. Nüüd see on inimkaubandus. Inimkaubanduse kaasaegne vorm, kus naist kasutatakse sõna otseses mõttes sünnitusmasinana. Mina ütleks, et teatud mõttes see on naistevastase vägivalla vorm. Õnnetus olukorras olevaid naisi, kes on rahavajaduses, eks ole, väga sageli, kasutatakse ära rikaste inimeste poolt, kes saavad siis sellisel viisil endale soetada lapsed. Nüüd Eesti Vabariigis on selline praktika õiguslikult keelatud, aga kui see on Eesti Vabariigis keelatud, siis peaks ilmselgelt olema keelatud ka see, et Eesti kodanikud hangivad omale lapsi sellist praktikat kasutades teistest riikidest, sellepärast et naiste ärakasutamine kui naiste vastase vägivalla vorm on ju endiselt olemas. Ja seda oleks väga lihtne teha Eestis kehtivate õiguste, seaduste täpsustamise teel. Öeldes näiteks seda, et Eesti Vabariik ei tunnusta vanemlikke õigusi laste suhtes, kes on omandatud niinimetatud surrogaatemaduse teenuseid kasutades. Ometi Eestis seda ei tehta. See küsimus on juba aastaid üleval ja selle asemel, et taunida niisugust praktikat, et välismaalt inimkaubanduse teel omale lapsed hangitakse riigitelevisioonis, siis tõstetakse seda esile kui sellist ilusat ja head asja. Ja ma ei näe siin mitte mingisugust reaalset tahet Eesti Vabariigis tegutsevate poliitikute poolt, nende samade poolt, kes Istanbuli konventsiooniga seonduvalt lehvitavad loosungeid, et nemad seisavad ikkagi naiste õiguste ja huvide kaitsel, selles osas midagi ette võtta. Esimene näide. Ja teine näide, just eile õiguskomisjonis käisid meil kohal justiitsminister, mitmed ametnikud Justiitsministeeriumist, samuti Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev, rääkimas siis sellest, et kuidas tõhustada ikkagi naistevastase vägivalla vastast võitlust. Nad kutsuti sinna õiguskomisjoni rääkima, seonduvalt selle juhtumiga, vaata, mis leidis siin aset nüüd vist juba paar nädalat tagasi, kus see Nõos üks noorem mees, eks ole, pussitas oma elukaaslast, seejärel istus autorooli ja sõitis sihilikult väidetavalt otsa ühele suvalisele teisele autole, tappes selle läbi iseennast ja siis vastu tuleva autojuhi, eks ole. Küsimus on selles, miks oli see inimene vabaduses endiselt, olgugi, et ta juba suvel oli eelnevalt tunginud noaga oma elukaaslasele kallale. Ta oli täiesti retsidivist, on varem pannud toime palju kuritegusid, muuhulgas tapnud ära teisi inimesi juba 15-aastaselt. Suvel läks kallale naisele noaga, haavas naist noarünnakus, politsei tuli kohale, et kuritegu fikseeriti ja tal ei määratud reaalset vabaduse kaotuslikku karistust. Lasti endiselt tingimisi vabaduses viibida. Nüüd minu küsimus on see, kui te päriselt hoolite naistest, kui te päriselt hoolite sellest, et Eestis piirata naistevastast vägivalda, siis tuleks ju astuda samme selleks, et inimesed, kes on pannud toime naiste vastaseid, raskeid, isikuvastaseid kuritegusid, läheksid reaalselt trellide taha. Ja ma lihtsalt oma pika tiraadi lõpetan sellega, et ma konkreetselt ka küsisin, et oleks vaja tegelikult statistilisi andmeid. Kui palju on neid inimesi, kes on ühel või teisel moel, ütleme niimoodi, lähisuhte vägivalda praktiseerides ja sellega vahele jäädes ja karistada saades, läinud päriselt trellide taha ehk vanglasse ja kui palju on neid, kes tegelikult ei ole reaalselt vanglasse läinud, vaid kes kannavad seda vanglakaristust tingimisi. Ehk tegelikult viibivad vabaduses. Ja siis Justiitsministeeriumi üks ametnik natuke aega surfas selle arvutis ja tuligi välja numbritega ja kuula nüüd hoolega. Neid, kes istuvad lähisuhte vägivalla eest süüdi mõistetuna praegusel hetkel vanglas on 102 inimest. Neid inimesi, kes viibivad tingimusi vabaduses, on 298 inimest. Mul jäid need numbrid meeles, need kokku annavad 400 täpselt, eks. Nii et 400 inimesest, kes on mõistetud süüdi lähisuhte vägivalla kuritegudes, on läinud vanglasse ainult 102. 298 jalutavad rahulikult Eesti tänavatel ringi. Vaata, selline olukord ei ole tekkinud mitte selle tõttu, kas me oleme Istanbuli konventsiooni osapooleks või ei ole selle osapooleks, me isegi oleme, endiselt on selline olukord. Vaid see on tekkinud sellepärast, et lihtsalt ei langetata neid õiguspoliitilisi otsuseid, mis oleks tarvis rakendada selleks, et päriselt naisi kaitsta. Ja eile õiguskomisjonis, kui mina ütlesin, et minu arvates selline praktika on vale ja vastu võetamata ja kui tahate päriselt naisi kaitsta, siis muutkem kehtivat õigust niimoodi, et näiteks lähisuhte vägivalla
vormina toime pandud raskete isikuvastaste kuritegude eest ei saa määrata tingimisi karistust. Ja siis mul ei olnud see mitte ühtegi toetajat õiguskomisjonis. Tuli ainult sellist mõminet, et ei no ma ei tea ikka, et ma arvame, et ikkagi see tingimisi karistus on ikkagi väga oluline vorm ja see aitab ka ikkagi rehabiliteerida inimesi, suunata neid paremale teele, ja siis järeldabki. Te olete küll kõvad vennad lehvitama neid Istanbuli konventsiooni loosungid sellest, kuidas teie kaitsete naisi. Aga siis, kui on konkreetsed sammud, mis on tarvis astuda, siis tuleb ainult sooja õhku ja sellist nagu halinat ja tegelikult ühtegi päris sammu ei tule. Nii et lihtsalt see on nagu see teine näide sellest, et tegelikult see Istanbuli konventsiooni ei kaitse midagi, kaitsevad meie enda reaalsed otsused, mida need samad inimesed sageli ei soovi tegelikult vastu võtta. Ja need väga kõnekad näited ja tegelikult Eesti õiguspraktikast on teisi näiteid ka tuua siin veel, näiteks Tiit Ojasoo, kes on NO99 teatri juht ja siin vist 10 aastat tagasi või mõned 8 aastat tagasi, ma ei mäleta, 2016 on see kaasus siin suvel, kus ta siis on kaasnäitlejana korduvalt löönud käte ja jalgadega, see tõi talle küll kriminaalmenetluse kaela, aga nii palju kui mina mäletan, ei toonud talle kaela mitte mingisugust reaalset nii-öelda vastutust ikka sellest asjast, et see lõpetati ära kas oportuniteediga või kuidas see asi nüüd lõppes. Aga igal juhul Tiit Ojasoo sai rahulikult nii-öelda edasi teha oma asja siin Eestis ja talle tegelikult ei toimunud mitte midagi. Et paneme nüüd selle, ma ei tea, mõne ükskõik millise konservatiivi konteksti, eks ju, et kes... Mõni aasta hiljem mees lavandustas presidendi vastuvõttu. Presidendi vastuvõttu, täpselt. Täpselt, et paneme nüüd selle sinna konteksti. Premeeriti, ja. Et paneme nüüd selle siia, et keegi meist näiteks peksab kas kolleegi või oma naist käte ja jalgadega niimoodi ja millise rahe osaliseks ta siis ühiskonnas saaks. Et need topeltstandardid, kaasa arvatud nendele, kes laulavad Hosiannat praegu sellele Istanbuli konventsioonile, kaasa arvatud nende õigustajate topeltstandardid on ikkagi täiesti astronoomilised, et siin ei ole mitte midagi öelda. Mis nagu selle Istanbuli konventsiooni kohta tegelikult tasuks... Ma lihtsalt pistan selle vahele, ma guugeldasin ja siin on uudis, mis ajast see ongi, ma ei näe, 8. juunist 2016 Tiit Ojasoo suhtes lõpetati kriminaaluurimine lepitusmenetlusega. See oligi lepitusmenetlus. Mingisugust reaalset karistust ei saanud. Ja see oli hea osutus, et 2 aastat hiljem tõesti mees oli presidendi siis selle suure palli laasta. Nii, et palju õnne. Sama artikkel, mis on lahti, on selle meil kirjeldatud kirjelduste järgi oli peksmine väga intensiivne ja selle lõpus oli naine pikali maas. Ja mitte lihtsalt nii, et tõmbasid lahtise käega vastu nägu, eks ole. Mitte, et ma ütleks, et see on mingisugune väike lubatav asi, aga ma räägime ikka siin, nagu ma aru saan, ikka sellisest korralikust tümitamisest. Naine on pärast peksmist pikali maas ja sa ei saa reaalselt kriminaalkorras karistada, eks ole. Siin on nüüd õiguspoliitiline valik. Kas selliste asjade puhul riik peaks sallima seda, et ta on ju meil niuke hinnatud lavastaja ja kunstiinimene ja kõik ja nii edasi, eks ole, et kunstiinimesed ongi natuke tundlikumad niimoodi ja saad aru, eks ole, ja pigistatakse silm kinni ja öeldakse, et lepime ära ja pole hullu. Aga pigistataksegi ja tehaksegi. Ja siis ära räägi mulle mingist Istanbuli konventsioonist. Siis ärge tulge mulle ajama tõesti mingi Istanbuli konventsiooni juttu, eks ju, et meil on endal neid näiteid siin näha, eks ju. Meil on endal siin olemas, näed mees, kes peksis naise niimoodi, oma kolleegi peksis käte jalgadega maha niimoodi. Et mitte midagi. Määretavalt oli see naine veel rase selle ajal. Aha, palju õnne. Nii et... see rasedus lõppes, aga ei hakka neid küsimusi. Aga sellised küsimused, eks ju, sellised asjad, sellised reaalsed juhtumid. Nii, ja Eesti mõne aasta pärast liitus Istanbuli konventsiooniga, et kas oleks kuidagi teistmoodi lahendatud see olukord, kui Eesti oleks Istanbuli konventsiooni juba liige olnud juba toona või? Et kindlasti mitte, et see on, nagu korduvalt on öeldud, see ongi riigi õiguspoliitilised valikud niimoodi ja konkreetse kohtusüsteemi valikud, mida ta inimestega teeb, millist otsust sealt siis kohtusüsteemist välja tuleb ja millist on see loodata. Eks Tiit Ojasoo puhul oli kokkuleppe menetlus ja kõik ja hästi ja nii läbi kriminaalmenetlus. Pole hullu mitte midagi. Veel kroon pähe ja väga hästi. Nii et need probleemid on tegelikult sootuks mujal ja see loosungutega lepitamine ei aita mitte kuidagi reaalselt naisi. Aga
Muuseas, kui sa lubad, ma tea, sa tahad võib-olla teemat vahetada, aga ma tahaksin ühe teema veel. Ei, ma tegelikult tahan selle teema tagasi tulla veel, okay. aga võta räägi. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et enne kui sa teemat vahetad, ma tahaksin ühel aspektil tähelepanu juhtida, millal ma juhtisin tähelepanu ka oma selle ERR-i portaalis avaldatud artikli lõpus. Et vaata, kui Istanbuli konventsioon ütleb, et tuleb juurida välja kõik traditsioonilised soorollid, eks, artikkel 14 oli see, vist ennem juba osutasid sellele, siis mina küsiks küll, et kui näiteks on põhjendamatu selline stereotüüpne sooroll, et ühiskonnal on põhjendatud ootus, et naised täidaksid ema rolli, siis, ja see tuleb välja juurida, no aga siis juurigem välja kõik stereotüüpsed soorollid. Juurigem välja siis ka see stereotüüpne sooroll, et mehed peavad osalema riigikaitses. Kus selline stereotüüpne sooroll nüüd järsku siis nagu välja kargas ja miks see peaks olema siis vabastatud nagu välja juurimisest? Või ongi niimoodi, et te valite, millised stereotüüpsed soorollid te tahate välja juurida? Näiteks see, et kui keegi ütleb, et aga ühiskonnal on lootus selle suhtes, et naised ikkagi abielluksid ja saaksid lapsi ja oleksid emaks ja kasvataksid lapsi üles. Ja ütles, et see on põhjendamatu, lubamatu, täiesti selline šovinistlik ja kuidagi vastuvõetamatu 21. sajandil. No aga siis hea küll. Et siis on kaks varianti. Kui naised on vabastatud sellest ühiskondlikust ootusest, siis peab valima, kas allutada nad meestega võrreldavatele riiklikele kohustustele, mida karistuse ähvardusel jõustatakse, kuni sinnamaani välja, et nad peavad olema valmis oma elu ohverdama riigi eest. Või alternatiiv on see, et tuleb ka mehed vabastada sellisest stereotüüpsest rollist ja ootusest, et nad seda rolli täidaksid. Loogiline, on loogiline mõttekäik või ei ole. Ja see on muuseas artikkel, see on artikkel 12 muuseas, üldised kohustused, just, kus räägitakse reaalselt stereotüüpsete soorollide väljajuurimisest. Sõna otseses mõttes. Nii. Ja see ei ole mingisugune ülekantud tähenduses või midagi. Ei, riigid kohustuvad oma hariduspoliitikas, meediapoliitikas, teavituspoliitikas juurima välja naiste ja meeste stereotüüpsed rollid. Eelarvamused, kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad naiste alavääristamisele ning naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele. Naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele. No mees sõjaväes on täiesti stereotüüpne roll, eks ju. Miks peaks mees üldse sõjaväes siis käima, kui Istanbuli konventsiooni järgi tegelikult riigid peaksid naiste ja meeste stereotüüpsed rollid välja juurima ühiskonnast, et kas see on ainult ühepoolne siis või? Et see tähendab seda, et naised peaksid hakkama igal pool domineerima ainult, et see on see, mis on, et mehed näiteks siis kaitseväeteenistusest ei peagi loobuma, et väga huvitav. See on ka väga huvitav, et kaitseväeteenistuse kohustus tuleneb ikkagi bioloogilisest soost. Et oled mees, siis lähed kaitseteenistusse. Aga vaata, siis kui hakatakse naiseks olemisest rääkima, et see on sotsiaalne konstruktsioon, et see ei ole bioloogiline. Jällegi nagu erinevad standardid erinevate küsimuste lahendamine. No see on see klassika muidugi, see on see klassika, et kõik teavad, et kui me räägime võrdõiguslikkusest ja naiste võrdõiguslikkusest meestega, siis tuleks esimese asjana laua peale panna see, et no nii, nüüd siis kõik nii-öelda, ma ei tea, prügiautojuhid, prügikonteinerite pealelaadijad, toruluksepad, metallitöösturid, kaevurid kuskil söekaevanduses. Nii, teeme siis koodid ära. Nii, pooleks, üks, pooleks loe. Nii, kõik. Et ei ole sul midagi, et klõbistad siin kuskil mingisuguste börsiettevõtete nõukogudes. Ei. Lähete ilusti sinna kaevikutesse, esiteks kaevikutesse ja siis lähete veel maa alla sütt kaevandama ka, pole hullu mitte midagi. Lähete seda sitatoru puhastama seal niimoodi, kõik koos, poolenisti. Lähevad koos, mees ja naine. Ei ole niimoodi, et mehed ainult lähevad. On selline seadus vastu võetud, et kuskil on vaja ekskrementumit puhastada, siis ronite koos sinna sisse. Kuidas see laulusalm ütles? Anna mulle käsi, lähme ühes koos. Absoluutselt. Miku ja mann. Ei ole niimoodi, et ainult Mikk läheb. Ei ole niimoodi, et on triibulised nimekirjad ainult parteide valimisnimekirjades ja börsiettevõtete nõukogudes. Mugavuspositsioonid. Mugavuspositsioonid, täpselt, eks ju. Kõik teed ära. Et ma ei tea, mingisugused Iiri töölised, kes ehitasid kogu New Yorgi üles niimoodi, et neid polnud turvarihmagi, eks ju, seal kuskil ümber. Mehed käisid ja ronisid seal kuskil ma ei tea, mitme 10 meetri kõrgusel niimoodi
kopsisid nagu Bolti sisse kuskile. Et nii, tüdrukud sinna ronima ja tegema, et pole hullu midagi. Tüdrukud oleksid isegi paremini ehitanud, aga lihtsalt sellise eelarvamuslik ühiskond ei andnud neile võimalust. Ei, muidugi, kust nad andsid siis, muidugi. Nii et või Briti väiksed poisid, kes käisid isaga koos korstant pühkimas niimoodi. Mul on ka endal 3-aastane poiss kodus niimoodi. Ja korstnasse lasta. Korstnasse lasta täpselt, et niimoodi väiksed poisid käisid niimoodi, pandi enam-vähem korstnasse, tõmmati tagasi niimoodi, et noh. Juku, kas on valmis, tõmbame üles? Ja, et Mikk ja Mann mõlemad, et pole hullu mitte midagi. Aga ja, see on iseenesest nagu hea idee, kui võtta vastu see, et kui me ikkagi kord juba hakkame meeste ja naiste stereotüüpseid rolle lammutama ühiskonnas, siis olgu need lammutatud juba võrdsel ja võrdväärsel viisil. Muuseas, ma tahtsin tulla ikkagi ühe asja juurde siin tagasi, et kui me räägime kogu sellest Läti parlamendi otsusele järgnevast meediakampaaniast, siis seda tasub ikkagi ikka jälle välja tuua, et milline on see liberaalse ja revolutsioonilise internatsionaali tegevusviis. Et kui üks riik tuleb ja teeb selle otsuse ära, et hakkaks nagu justkui sellest revolutsioonilisest konsensusest kuidagi välja astuma, eks ju, siis aktiveeritakse terve võrgustik. Mitte ainult selles riigis. Ja, mitte ainult selles riigis, vaid eelkõige muuseas naaberriikides. Noh, heaks näiteks loomulikult kohe Kristen Michal, eks ju, kes kohe automaatselt tuleb ja hakkab rääkima sellistes nagu vägagi nagu tõsistes kategooriates ja solvavates kategooriates, umbluu ja väljamõeldiste najal üritatakse halvustada naiste vastase vägivalla, perevägivalla ennetamise ning tõkestamise konventsiooni. Kõva mees, kõva ja vale jutuga rääkida üle neist, kelle hääl on isikliku läbielamise tõttu vaikne. Kõva mees, empaatiline, kõva mees, jälle üks meister empaat Reformierakonnast välja karanud peaministri toolile. Nii, ja kõva mees niimoodi kohe rataki nagu lätlastele vastu hambaid, et vähe ei ole. Et no vaata, kus on uhuud ja väljamõeldised niimoodi, et Läti parlament teeb otsuse. Siis tuleb loomulikult kõik võimalikud teised, siin on nagu Hannah Lahe, räägib, et Istanbuli konventsiooni kuulumine on väärtusruumi küsimus. Siis ei saa me loomulikult ilma nagu siin, ma ei teagi, mis minister Hendrik Johannes Terras. Ma toimen seganse korra vahele. Vabandust. Et ma vaatasin neid tekste, kui ma oma artiklit kirjutasin. Lihtsalt nagu huvi pärast, et mis siis on juba kirjutanud teised parlamendi liikmed sel teemal. Ja lihtsalt neid tekste vaadates. Ma tean, mis ütleb. Mul jäi kangesti selline mulje, et need on AI tehtud. Ongi nii, jah? Ausalt ka. Võta näiteks, loe lihtsalt ette korraks ja Terrase, ma lihtsalt märkasin seda lõiku, mis mulle toona silma jäi. Loe ette see esimene mitte jämedas kirjas olev artikli avalõik. No loe ette. Kes see kirjutab sellist tekstina? Seesama, vaatame seal. Mõnikord tundub maailm väiksem kui üks tuba. Ja mõnikord on ühe toa valu suurem kui maailm. Voilà. See tundub küll, jah, nagu ChatGPT. Kirjutab mulle kuidagi kunstilises vormis. Vägivald ei tunne piire ega ajastuid. See on sama vana kui inimene ise. Ainult vormid muutuvad, aga hirm jääb. Hirm, mis elab ukse taga. Hirm, mis kasvab igas riigis, mis pole veel õppinud oma inimesi kaitsma. Keegi ei kirjuta normaalne inimene. Ei kirjuta. See on ilmselge, et siin on üritatud, see tehisintellekt on üritanud kirjutada sellist, tead nagu kirjanduslikult nagu kõrgemas stiilis, eks, aga see muutub naeruväärseks sellises kontekstis. Sina mees ilmselgelt ei kirjuta sellises stiilis, see on koolikirjandlik, selline ülepingutatud selline. Jah, selline, koolikirjandlik tasand, aga mis on nagu huvitav, et ma oleks nagu arvanud teist asja veel siia juurde, et need tekstid kirjutab valmis põhimõtteliselt üks avalike suhete büroo. Aga üks asi ei välista teist. Büroo kirjutab tehisintellekti abil. Et absoluutselt, et põhimõtteliselt mul ongi selline olukord, et siin on mingisugune büroo, mis ütleb, et nüüd sina Terras avaldad selle teksti. Nüüd sina, Michal, räägid siin sellist juttu ja teie Riigikogu teete siin sellise asja ära niimoodi, et aktiveeritakse kogu see võrgustik niimoodi. Ja idee on loomulikult selles, et lätlased, eks ju, lööksid vedelaks.
ja lõidki vedelaks. Rahvusvaheline surve, vaata, mis Eesti kolleegid meile ütlevad veel niimoodi. Vaadake seda nüüd asja. Nii, ja vaadake, mis Leedu kolleegid, Leedus oli sama asi niimoodi, et no kuidas oli, kui hakkas meil tulema referendum abielu küsimuses? Ameerika saatkond oli väga mures ja kõik, kes siin olid, kõik suured Annelu von Egmont käis siin toonasest Aldest niimoodi, et Aldesse kuulusid ju teatavasti nii Keskerakond kui Reformierakond. Hakkad kalduma läänelike väärtuste kursid täitsa ära ja vajuma Venemaa rüppe. Ja, absoluutselt. Tõsine surve. Mõelge Eesti kuvandile välismaal nagu, maailmas nagu. Kas teil on ükskõik, te olete mitukümmend aastat pingutanud, et saavutada selline tubli, eesrindlik, läänelikult meelestatud, progressiivne kuvand ja nüüd siis, kas tõesti see on kõike seda väärt, et ühe hetkega kõik vetsupotti lasta? Ja. Kaire Tamm, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhataja. No tema räägib nüüd meile seda, et mida Istanbuli konventsioon on meile tegelikult nüüd andnud, et kuidas te tegelikult on ikkagi naisi kaitstud. Pole mitte midagi andnud. Mitte midagi ei ole andnud, mida midagi pole kaitstud. Aga ühe asja on küll talle andnud kindlasti. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhataja töökoha. Need on sellised kohad, mida saadakse selliste konventsioonide toel, et me peame ikkagi põhimõtteliselt investeerima nendesse sellistesse nii-öelda tasanditesse ja loomulikult ka kõik võimalikud MTÜ-tööstuse kohad on seal ilusti olemas. Eestis näiteks Feministeerium ja kõik võimalikud LGBT+ ühingud ja nii edasi. Aga et sellised töökohad tavaliselt alati tädidele on need, mis siis kindlasti, mida Istanbuli konventsioon sulle ette näeb. Jah, nii ta on. Aga lihtsalt selle eelneva osutusega seonduvalt ma kutsuksin inimesi mõtlema selle peale, et kui palju tegelikult meie poliitilisest ja laiemalt avalikust diskussioonist moodustubki juba tegelikult AI poolt toodetud tekstist. Ma arvan, et see protsent on väga palju suurem, kui inimesed arvata oskavad. Et mina olen võtnud sellise põhimõttelise hoiaku, et ma olin hiljuti kloostris ka Itaalias ja üks preester rääkis seal sellest, et ohtudest, mis kaasnevad AI kasutamisega ja milliseid printsiipe järgida selleks, et vastu seista inimlikkuse taandumise protsessid ja nii edasi. Ja tal oli hästi lihtne eristus. Ja see ei ole muidugi midagi uut ega revolutsioonilist, aga tasub ikkagi siin esile tuua, et ka inimestele mõtteaineks. Tema ütles, et kui te kasutate neid tööriistu, muuhulgas AI-d, siis tehke enda jaoks see selge eristus, et ei kasuta neid oma loominguliste funktsioonide asendamiseks. Et kui te kasutage neid tehnilisteks ülesanneteks, ma ei tea, analüüsida mingit informatsiooni, tabelit või teha kokkuvõtteid või muud sellist, aga ärge kasutage seda mingil juhul viisil, mis hakkab asendama teie inimlikku loomingulisust, eks ole. Ja ma arvan, et see on nagu hea printsiip, mis meil igahel võtta. Ja kui sa näiteks kirjutad mingit teksti, ära mine seda libedat teed mööda, et sa lased AI-le mulle selle teksti valmis kirjutada, eks ole, lähed Riigikogu pulti ja loed ette või saadad ERR-ile artiklit, minu artikkel nüüd sel teemal, eks ole, tegelikult sa pole ise kirjutanudki seda. Sest esiteks see on lihtsalt lame. See on esiteks lihtsalt lame, aga teiseks on probleem ju ka see, et sa niisugusel viisil minetad oma intellektuaalset võimekust järjest. Mida vähem sa kasutad oma intellekti selleks, et ise loominguliselt midagi produtseerida, seda väiksemaks muutub sinu võimekus midagi loominguliselt produtseerida. Sellest on isegi tehtud uuringut muuseas, et ChatGPT kasutajad on väga tõsised loomingulise mõtlemise ja üleüldse ajutegevuse häired tegelikult. Aga et sa ei oska tegelikult toimetadagi oma teksti siin, nagu tundub Henrik Johannes Terrase puhul, et paned sellise nii-öelda, okei, oled AI poolt nagu valmis lasknud teha selle teksti, aga võtaks natukene timiks seda teksti siis, et võtaks kuule, kiire on ministriametis, kus ei jõua? Ei jõua, maaelu vajab edendamist loomulikult, et mõnikord tundub maailm väiksem kui üks tuba. Teeks paneme natuke, võta mingi teise kujundi natukene või ja, just, et teeks mingi teise kujundi natukene, aga ei, laseme, kuule, päris hea kujund on. Lükkam peale. Ja mõnikord on ühe toa valu suurem kui maailm. Siis tuleb... Pani teise kujundi otsa. Ja siis tuleb põhimõtteliselt ERR-i nende arvamustekstide toimetaja sinna ja vaatab ka, et ära sa ütle, tead, kaunis kujund, vaata kus poeet, vaata kus noor Puškin, tead, et meil siin maaeluministriks saanud. Otse läinud talentu. Aga naljaks, aga mõtle, kui synteetiliseks kõik muutub, kui suur osa avalikust diskussioonist ongi, et argumendi esitab ChatGPT ja vastuargumendi esitab ka ChatGPT, et siis nagu erinevad poliitikud pommitavad avalikku diskussiooni nagu ühe sama
masina poolt loodud tekstidega, eks ole, mis on lähtunud erinevast lähteülesandest, et noh, see on see maailm, kuhu me siseneme. Mitte midagi nagu autentset nagu enam lõpuks ei ole, et kõik on üks suur siuke. Aga sa tõid selle esile ja tegelikult seda tasub veel nagu mainida siin, et millest me mõtlesime veel rääkida, aga me hakkas seda muidugi siin analüüsima seda videot ja mina ka ei ole vaadanud seda, ma ei viitsinud vaadata seda ka ausalt. See, millest siis Piller ja Haaber tegid isadepäeval, eks ju. Noh, esiteks on loomulikult tegu... Mida nemad ikka tegid? Nemad läksid stuudiosse. Nemad läksid stuudiosse ja ETV tegi. Ei, loomulikult. Hommikanuga saade, eks ju. Ja see on nüüd järjekordne selline asi, mida ETV teeb lihtsalt selleks, et põhimõtteliselt süstemaatiliselt provotseerida ja täiesti nagu revolutsiooni, kuidas öelda, õpiku järgi nii-öelda piire nihutada. See on selline revolutsioonilise ühiskonna mõjutamise baaskursus, eks ju. Et neid me paneme nüüd isade päeval teile, need 2 homoseksualisti sinna, kes on omale ostnud inimkaubanduse kaudu need lapsed. Nii, enam-vähem nagu mingisugused beibed käivad ostma omale Pariisist Gucci kotti, aga nemad ostnud need lapsed omale. Nii, ja me paneme nemad nüüd mudelisadeks. Ja see on loomulikult üks asi, et Eesti meedia ei saa nagu üle ega ümber sellest, et ma ei tea, mitu 10 või mitu 100 artiklit on juba ilmutatud nendest 2 mehest. Haaber ja Piller, Piller ja Haaber. Iga kuu on üks doos Pillerit ja Haaberit kuskil kroonikas ja need on siis isade päeval ETV-s. Nii, isade päeval, eks ju, isa on kes? Isa on see, kes on emaga lapse saanud, eks ju. Isa on see, kes seda last üles kasvatab, nii. See on antitees nii-öelda isadusele tegelikult, on see asi siin. Nad ostnud omale lapse lihtsalt, nii. Ja siis, kui meil, ma mõtlesin selle peale, et kui sa rääkisid sellest, et tegelikult on tõsine probleem selles, et kuidas see laps hangitakse, eks ju. Laps hangitakse niimoodi, et alguses ostetakse kellelgi temalt üks munarakk, siis pannakse selle ühe mehe seemnega, viljastatakse see munarakk ja siis ostetakse teiselt naiselt emaduse teenus, lapse kandmise teenus, nii, kes siis saab kuskil Ukrainas või Rumeenias või Moldovas, või Venemaal või USA's ka, saab omale siis mõni 1000 eurot või midagi sellist. Eurot, ma ei tea. Erinevad numbrid, aga erinevad numbrid. Vanasti ma mäletan, et Ukrainas oli seal mingisugune mõni 1000 eurot, et siis oli juba nagu õnnega koos naine, eks ju. Ja siis võetakse see laps kohe käest ära põhimõtteliselt, kui ta selle on ära sünnitanud, niimoodi rebitakse käest ära. Enamasti nad ei sünnita midagi. Sellepärast, et see on keisrilõikega. Lepingus on ikkagi kirjas kuupäev, millal tuleb laps kätte saada. Ja selleks, et saaks lepingut täpselt täita, näiteks ma ei tea, reisivad inimesed, eks ole, Ukraina oma lapsele järgi, aga nad ei hakka siis ootama teada, et kulge laps sündis, et tulge nüüd järgi, eks ole. Need on ikkagi ostetud lennupiletid konkreetseks päevaks, kaup tuleb üle anda konkreetsel päeval ja selleks, et seda saab teha, tuleb ta õigel hetkel siit välja lõigata. See, mille laps ise sündida tahaks loomulikul teel, keda see huvitab. Ei, muidugi. Et järjekordselt, et kui me nüüd vaatame seda, kuidas seda teemat on jällegi selline liberalistlik meedia ja kunst käsitlenud, siis Margaret Atwoodi teos The Handmaid's Tale, eks ju, see on see, mis on nüüd kõikidele liberalistidele selline nagu peamine asi, mida kõik Tartu, kõik võimalikud teoloogid ja kultuuriteoreetikud, naised on edasi ja tagasi läbi analüüsinud, eks ju, ja rääkinud sellest, et see on nüüd selline nagu tüüpiline konservatiivi unelm, eks ju, et naised oleksid sünnitusvabrikud. Naised ongi selles Atwoodi düstoopias sellised, et käivadki sellistes poolnunna riietes ringi niimoodi ja siis nad peavad riiklikule nii-öelda kontrollile alluma ja riik viljastab neid siis vastavalt nagu enda äranägemisele niimoodi. Väga tabav paralleel. Ja kui vaadata, et kuidas ja kes seda Handmaid's Tale'i siis nüüd reaalselt etendab ja teeb, siis just nimelt see
et homoseksualistid ostavad omale lapsi selliste nii-öelda viljastatud naiste kaudu niimoodi. Et see on see reaalsus, kus see on. Ja mida konservatiivid ütlevad, on just nimelt see, et naine ei ole mitte kunagi sünnitusvabrik. Naine on midagi täiesti, naine on ema, naine on see, kelle kaudu teostub elu edasikandmine, eks ju, mitte mingisugune tehislik sünnitusvabrik. See, kuidas nagu kõik need liberalistid seda loevad ja edasi-tagasi niimoodi analüüsivad, see vajab ju omaette psühhoanalüütilist lähenemist, et miks naistele see kuidagi peale läheb, see Margaret Atwoodi Handmaid's Tale, et kas nad näevad riigis sellist alfa isast ja näevad tegelikult siin sellist oma märga unenägu, et tahaks niimoodi alluda riigile nagu alfa isasele, et see on nüüd omaette selline, kuidas öelda, tumedatesse kihtidesse, psühhoanalüütilistesse kihtidesse tungimine, et seda nagu vaadata. Aga see ei ole selle saate teema. My cup of tea, nagu öeldakse. Aga mida ma ütleksin lihtsalt võib-olla palju vähem nagu sügavuti minnes mingit pidi võib-olla isegi rohkem sügavuti minnes on see, et asjaolu, millest ei anta endale aru niisugust praktikat glorifitseerides ja pjedestaalile tõstes ka riigitelevisioonis, on see, et see on ju tegelikult väga jäme inimõiguste rikkumine. See on väga jäme inimõiguste rikkumine, sellepärast, et kui me räägime nagu reaalsetest loomulikest õigustest, siis on ju võimatu eitada, et igal lapsel on loomulik õigus oma emale ja oma isale. Loomulik õigus kasvada oma ja ema isa hoole all. Ja siin me räägime praktikast, millega täiesti teadlikult ja tahtlikult jäetakse lapsed ilma võimalusest ja õigusest kasvada koos oma emaga. Et loomulikult see homoseksualistide liit, sellel ei ole mitte midagi pistmist perekonnaga, see ei ole perekond. See ei ole ka abielu, eks. Aga selleks, et öelda, ma ei allu loomiskorrale, ma ei allu sellele, kuidas Jumal on seadnud siin maailmas asjad, eks ole, et mees ja naine ainult saavad lapsi saada omavahel, eks ole, kuuluvad kokku selle tõttu ka omavahel perekonnas abielus, siis ma näitan teile, meil on raha, meil on võimu, meil on tutvusi ja me lihtsalt hangime omale need lapsed, maksame ja saame ja siis teeskleme ka perekonda, eks ole. Ja siis riigitelevisioon tuleb ja näitab, oi, vaata, kui ilus perekond, eks ole, et siin on mitte ainult üks isa, vaid lausa 2 isa. Et teie olete küll ikka nii rikkad lapsed, eks, et teil on lausa 2 isa. Aga millest muidugi mitte sõnagi on see, et teilt on võetud ära teie loomulik õigus tunda, teada oma ema ja kasvada tema hoole all, eks ole. Sellest ei kõssata poolt sõnagi selle ilusa roosamanna sousti kontekstis. Nii et jällegi selline selgelt ideoloogiline projekt, selgelt ETV jälle näitab oma ideoloogilist kallutlatust. Ja mis võiks olla loomulikum kui see, et näidata nagu isadepäeval intervjuud päris perekonnaga, kus on päris ema, päris isa, eks ole, räägitakse, miks on ema oluline, miks on isa oluline. Kas need ei ole enam Eestis siis või? Kas ei saa minna kuskile maale, suur pere juurde, näidata, kuidas ema, isa on ilusasti koos, et isa ei ole mingi joodik, mingisugune idioot kuskil niimoodi a la eks siin on seda saanud kõvata, kuidas see telesari oli USA-s kunagi see rikkad ja ilusad, jah. Et see on ju võtta, need on väga jõukad inimesed, eks, elavad uhket elu, eks ole, et kes Hiina kuvernant räägib nende lastega hiina keeles ja vaata, me oleme kinkinud lastele juba oskuse hiina keelt rääkida ellu sisenemisel ja kõik nii edasi. See ei leia kuskilt, ma ei tea, Põlvamaalt või Võrumaalt või Saaremaalt sellist perekonda. Inimesed elavad oma lihtsat elu oma igapäevaste väikeste murede ja pingutuste vaevadega. See pole kaugeltki nii glamuurne. Aga need 2 jõukat homoseksuaali, nemad suudavad esitada sulle vägagi sellise glamuurse pildi, täpselt nagu see nende ärigi, eks ole, kõik satendab ja sateleb ja tulukesed vilguvad, eks ole, et väga uhkes, kõik vaatavad alt üles. Perekond, et enda pärast hakkab natuke häbigi, eks ole, et meie siin tead ikkagi pusserdama. Viletsad heteroseksuaalid niimoodi siin üritame niimoodi vaikselt hakkama saada. Ei ole mingit sätendavat äri kuskil. Lapsed on ka niimoodi ebasteriilselt saadud kuidagi. Ja. Ei ole jah niimoodi, et lendad kohale ja Gucci kotis antakse beebi üle niimoodi, et sellist asja ei ole olnud. Mida nagu ERR-i puhul võib öelda küll, et ERR tuleks kinni panna ausalt öeldes. Pikema aja peale juba kinni panna. Et tegelikult Eesti rahvas ei vaja mingisugustel tähtpäevadel alati mingisugust ora kuskile maksa. Eks ju, et see on selline ideoloogiline nagu töötlusprojekt, mida ERR teeb praegu siin igal pool. Et me ei vaja nagu aasta lõpul
madam Vaariku perverssusi või lapse loopimist mingisuguste teatritudengite näol. Me vaja Haaberit ja Pillerit isade päeval. See on perverssuse edendamine, teid tuleks kinni panna lihtsalt nii. Ja see on tegelikult poliitilise otsuse küsimus. See on see, et teilt võetakse see raha ära ja ongi kõik. Et tegelikult meil ei ole vaja sellist ERR-i lihtsalt. Meil ei ole vaja revolutsiooni agenti, kes töötleb Eesti rahva ajusid meie enda rahadega ja tegeleb sellega süstemaatiliselt, see on süstemaatiline asi. See ei ole lihtsalt niisama, see on ideoloogiline, see on süstemaatilised avalike suhete mingisuguste nõukogu asjade poolt paika pandud, et nüüd me teeme seda. See on revolutsiooni õpikust võetud selline asja edendamine. Nii. Ja kui ERR on saanud selliseks kanaliks, siis ta tuleb kinni panna lihtsalt. Aitab küll. Jah, muidugi ei ole raske mõista, milline oleks see vastuargument, mis kohe konstrueeritakse ja selles on ka oma selline tõetasand täitsa olemas, millel ongi omamoodi nüüdseks nagu raske vastu vaielda. See on see, et küsimus ei ole ERR-is enam. Mida siis ERR näiteks nii väga nagu... Teeb erinevad, mis Eesti ühiskond. No täpselt. Et Eesti ühiskond on juba selline... Eesti riik on postuleerinud, et abielu võib sõlmida ka meeste vahel, omavahel, eks ole. Eesti riik on tunnustanud ka homoseksuaalide õigust endale lapsendada. Eesti riik on kiitnud heaks ka sellise praktika, et välismaalt saab endale lapsi soetada. See ei ole ebaseaduslik Eesti kehtiva õiguspraktika kohaselt. Ja ERR-is küsibki, et aga mida me siis valesti oleme teinud? Me oleme lihtsalt lähtunud nendest hoovustest, nendest hoiakutest, mis on postuleeritud ka Eestis kehtivates seadustes. Mis teie probleem on? Millele siis tugineda oma kriitikas? Ja loomulikult Eesti riik edendab sooideoloogiat, kuna ta on liitunud Istanbuli konventsiooniga ning ERR võib tõepoolest ütelda seda, et aga mida me siis tõesti valesti teeme, eks ju, sellepärast, et riigid Istanbuli konventsiooni kohaselt kohustavad edendama neid printsiipe ka meedia vahendusel. See on kirjas. Paragrahv, artikkel 14 vist oli see. Jah. Edendama meedia vahendusel, et see ongi Eesti riigi kanal, eks ju, ja... Näed, siis tuleb kokkuvõttes välja, et hoopis täidavad, et Eesti Vabariigi rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi viivad ellu. Mis see probleem on? Kinni tuleb ikka panna. Ei, ma mõtlengi, et aga lihtsalt, et kui sa esitad oma argumenti, siis mida ma öelda tahan, on see muutunud väga raskeks. Väga raskeks. Ei no, argumente on siis, kui Eestis toimuks nii-öelda reaalne konservatiivne pööre. Et rahva meelsus muutub nendes küsimustes ja selle rahva meelsus, mis tõesti on konservatiivselt meelestatud, saab ka poliitilise esindatuse valitsuses, valitsus teeb oma otsused, valitsus astub välja ka Istanbuli konventsioonist ja Eestis toimub nii-öelda reaalne pööre. Siis on ka see, et ei edasta siin isadepäeval mingisugust homoseksualistlikku propagandat, kõik nii kinni ja hakkate maksma selle eest, mida te olete tegelikult edastanud siin. Et seda, et me nüüd tegelikult ikkagi vana aasta õhtul saame madam Vaarikut mingisuguses nagu erinevates perversiooni kastmetes niimoodi. Seda tegelikult, see on ikkagi väga vaba tõlgendus Istanbuli konventsioonist, oleme ausad, või muust nii-öelda Eesti Vabariigi kohustustest. Tegu on ikkagi otsese perversiooniga ja sellist asja ei pea riigitelevisioon edendama. Jah, toonase intsidendi puhul muutiski olukorra meie vaatepunktist natukene lihtsamaks vähemalt asjaolu, et on ikkagi konkreetsed õiguslikud normid, mida veel selline praktika nagu reaalselt rikkus, eks? Et see pärast 10 ei tohi lasta eetrisse alaealistele sobivatut materjali ja nii edasi, eks ole. Aga lihtsalt, mida mina osutasin, ongi see, et kui sul on juba õiguslikud alused ära muudetud, perekonna tähendus on ära väärastatud, õiguslikud abielu tähendus, eks ole, lapsendamispraktika on ümber kirjutatud, antud homoseksuaalid ja kõik need asjad, siis nagu polegi enam midagi, kuhu toetada oma kriitikas. Aga mis puudutab ERR-i kinnipanemist, siis kinnipanemine on selline absoluutne positsioon. Aga sinna vahele jääb veel väga palju positsioone, mille üle minu arvates oleks igati legitiimne ja kohane mõelda. Mina ei ole varjanud oma positsiooni ka ERR-i nõukogus olles. Et ma ei nõustu sellega, et ERR-i eelarvet peaks kasvatama. See on üldine positsioon on see, et vaadake, et meil on ikkagi nagu raha puudu ja peaks nagu kuidagi ikkagi saavutama olukorra, kus ERR-i eelarve oleks seotud siin mingisuguse konkreetse indeksiga, et iga aasta ta kasvaks ja nii edasi. Ma ei nõustu sellega, lihtsalt põhimõtteliselt ei nõustu. Minu meelest peaks eelarvet oluliselt koomale tõmbama. Ikkagi tegevustoetus ainuüksi 2025. aastal on üle 40 miljoni euro. Üle 40 miljoni euro. Kujutad see ette, mis mastaapidest me räägime. Ma saan aru, kui meil oleks, ütleme, rahvusringhäälingu näol
tegemist, ma ei tea, paari raadioprogrammiga, eks ole, ja siis võib-olla mingisuguse produktsiooniüksusega, millega saab toota laulupeo ülekandeid või Eesti Kontserti olulisemate sündmuste ülekandeid ja midagi muud sellist, mida siis näidata, ma ei tea, kas internetis või kommertskanalites või kus iganes. Eelarve aastas võib-olla pole miljonitki. Miljon. Ma ei oska öelda praegu, eks ole, paljudes on sõltuvalt formaadist, miljon või 3 või 5 miljonit, aga mitte 40 miljonit. Aga jällegi, ma ütlen, et siin on tegelikult probleem laiem, sest et küsimus ei ole ainult ERR-is. Küsimus on selles, et me oleme tegelikult sellise sotsialistliku elukäsitluse võtnud omaks, nagu see oleks kuidagi iseenesest mõistetavus. Peabki olema 40 miljonit rahvusringhääling, riigimeedia, eks ole. Riigimeediat ei pea üldse olema vabas ühiskonnas. Riik ei pea tegelema meediaproduktsiooniga. See ei ole mingi riigi funktsioon tingimata. Samamoodi ei pea üldse olema tegelikult riiklikku haridussüsteemi. Ei pea olema. Ei pea üldse olema riiklikku tervishoiusüsteemi, tervisekindlustuse süsteemi sealhulgas, eks ole. Ei pea olema riiklikku mingit töötu abirahasid, ei pea olema riiklikku pensionisüsteemi. Kõiki neid asju tegelikult ei pea olema ja ka ei olnud sotsialismi eelses ühiskondlikus korralduses. Need on kõik revolutsioonilised ja paljuski sotsialistlikud moodustised, mida me oleme hakanud pidama nagu iseenesest mõistetavaks ja milleski selliseks, mis on nagu sama loomulik nagu õhk, mida me hingame, eks. Aga need ei ole seda tegelikult. Ja mu meelest oleks sellise orienteeritusega diskussiooni ühiskonnas palju rohkem vaja. Absoluutselt on, et eestlased on omaks võtnud nii rahvuslikul kui ka liberalistlikul küljel sellise ühiselt sellise sotsialistliku riigi mudeli. Ja sellepärast meil maksud nii kõrged ongi. Ja, et me tuleme sealt kommunismist, eks ju, ja me räägime umbes seda, et riik peaks andma inimesele parema elu. Riik peaks maksma rohkem palka või on sellised nagu ideed. Riik peaks pintsi tõstma stiilis. Nii. Erinevaid toetusi maksma. Ja tõesti, ma nõustun sellega, riik ja meedia, kui veel saab rääkida siin mingisugusest pensionisüsteemist või ma ei tea, isegi võib-olla mingil määral haridussüsteemi toetamisest ja nii edasi, aga meedia tegemine ei kuulu absoluutselt vähimalgi määral riigi ülesannete hulka. Ei peaks üldse olema riigi temaatika. Nii, et ja loomulikult ma olen täiesti nõus, et kõik need valdkonnad tuleks riigi kämblalt välja koukida ja viia sinna, kus nad tegelikult on olnud. Ehk siis inimeste enda vaba ühiskonna ja organiseerumise viljad. See oleks päris kodanikuühiskond. Jah, absoluutselt. Mitte mingi pseudonähtus, nagu meil laiutab siin kodanikuühiskonna loosungi all. Aga et muuseas, see on teema, mida tasub täitsa siin saatetes ka rääkida, et võtta ette seda, et milline oleks nagu reaalselt vaba ühiskond ja milline oleks reaalselt mittesotsialistlik ühiskond, mis arvestaks inimeste võimaliku iseseisvusega võimalikult rohkem, võimalikult palju. Et see on igati nagu mõttekas idee, aga räägime võib-olla sellest siis tulevikus. Aitäh sulle selles saates osalemast ja jõudu! Sulle tänu kutsumast, järgmise korrani!